meie Jumal on ustav, meie Jumal on hea, meie Jumal on õiglane. Amen, 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 amen. Halleluuja. On privileeg teenida imelist Jumalat. Halleluuja. Ja talle meeldib olla oma rahva ülistuses. Amen. Üks huvitav asi, Piibel ütleb meile, et Jumal habits on inglise keeles sõna. Aga ma ei tea, kus eesti keeles ütleb, eesti keeles talle meeldib olla oma rahva ülistusel või ta rajab trooni oma rahva ülistusele. Amen. Mida rohkem me Jumalat ülistame, kiidame, seda rohkem me saame kogema, nägema tema auhiilgust. Amen. Ja mis on kõige hämmastavam Jumala juures on see, et mitte kunagi me ei saa öelda, et meil see täis Jumalat. Meil, kus ma ütlen, et ühel päeval me mõistame, et Jumal see on kogu aeg on midagi imelist tema juures. Kogu aeg terve igaviku me saame imestama, kui võimas ja hea Jumal on. Ja üks asi on see, et miks sa tead, see on niimoodi, inglid teevad seda siiamaani. Ma ei tea, kuva nad on trooni ümber olnud. Ja nii kui nad vaatavad Jumala ühte külge, et püha on Jehova kõik väeline. Vaatavad teist külge, püha on Jehova. Ja kogu aeg on, meie Jumal on nii suur. Ja nagu keegi ütles, Kent Hoovand oli see on huvitav nagu ka, ma ei teagi, kas ta on scientist rohkem või selline teadlane, aga jutlustab. Kõigega ma ei nõustu, aga ühe asja, teatud punktid on tal väga head, mis ta välja toob. Aga ta ütles väga hästi, ta kutsub tihtipeale neid doktorid, kooli neid doktorid asju nagu võistlema, või ütlema, et tõesta mulle, et Jumal pole olemas ja ma tõestan sulle, et ta on olemas. Ja ta teeb seda teaduslikul baasil. Natukene päris huvitav on see, et aga ta ütles ühe korra, teie kummardate evolutsiooni, mina kummardan Jumalat, kes selle lõi. See mõlemad on uskumused. Mina tunnistan oma uskumust, teie ei tunnista, et te usute seda. Sest see on tõestamatu. Kõik, mis on tõestamatu, sa pead uskuma, et see on niimoodi. Väga hästi räägib. Aga ütles ka, et vaata, et kui mina suudaksin ära tunda oma Jumalasena, kus ta ütleb, et 5 poundise või 2 kilose ajuga ja suudaksin ära mõista Jumala täielikult, siis see Jumal ei oleks väärt ülistamist. Ta on nii suur, et me ei suuda mõistada oma mõistusega. Ja see on see väga hea point oli see. Ja see ongi see üks moment on see, kus me hakkame, Jumal annab endast neid ampsokesi natukene, siis me mõtleme, et Jumal on imeline, Jumal on suur, Jumal on väeline. See on see, et Jumal vaatab, siis me ütleme, et Jumal vaatab, mis tegin, Jumal ütleb sulle, See on teinekord on see, keegi teeb väga hea näite selle koha pealt. Ma mõtlen, et see on täpselt niimoodi, et kui väike laps tuleb meie juurde ja joonistas kriipsujukku ja me ütleme, ilus pilt on ja vahepeal me siin need suured teadlased, keegi on, Jumal, ma tegin selle, Jumal vaatab kriipsujukku, kui ilus on tema, kes on universumeid loonud. Aga see näitab seda, et kui me järjest seda mõistame, see on see tasakaalus olek Jumalaga kogu aeg. Ta hoolib meil nii palju, mida rohkem me temast hoolime, seda rohkem ta näitab oma hoolt meie jaoks. Amen. Ja Piibel ütleb, kes teda austab, tema austab vastu. Ta ütleb, tulge Jumala ligi, et tema võiks tulla sinu ligi. Amen. Et mõni mõtleb, miks Jumal ütleb, et tule tema ligi? Sest Jumal on juba kõik teinud ja näidanud oma armastust meie vastu. Ta on juba näidanud kõike, mis tal on meie vastu, ta on olnud kõik, mis on. Ja nüüd on see meie vastuvõtuga, et me võtame usu läbi selle vastu ja astume Jumala poole, et Jumal, ma olen vastu võtnud selle, mis sul on minu jaoks. Siis see on see moment, kus Jumal astub kohe sammu sinu poole. Amen. See on täpselt samamoodi, kui meie teeme kellega midagi ja kui see vastu võetakse, seda rohkem me ju tahame teha, anda ja näidata, kui väga me hoolime. Aga kui sa teed midagi, sa hoolid ja sa kogu aeg saad vastu näppe või sul nähvatakse sulle kogu aeg midagi, siis sa hoiad nendest inimestest vaikselt eemale. On ju nii? Miks, sest sa ei taha ju kogu aeg vastu näppe saada. See on see, et ma ei räägi selle pealt, et on põhjusega saamine, on põhjuseta saamine. On ju nii? Aga Jumal on selle koha pealt, et meie vastu alati väga armuline, lahke ja see ongi see, et kui me ütleme teinekord, et saavutasime midagi, mõtleme, me oleme suured, siis ära unusta, keda me teenime. Me teenime Jumalat, kes on loonud galaktikaid, kes on loonud, siin üks päev vaatasime natukene, mina raku tuumast või rakust või asjadest, nägin seda väikest ühte lehekest, kus oli rakus kirjutatud ja rakk on nii pisikene, et ma oma silmaga ei näe, on ju nii? Ta on nii pisikene. Ühte rakkus oma silmaga ei näe ja rakuses on rakutuumad. Seal oli nii palju asju ühes väikses rakus veel. See näitab seda, kui suur ja võimas me Jumal tegelikult on.
kui me läheme veel aatomite neutronite tasemele ja kui sa mõtled see, ütleme, kui me räägime aatompommist, on ju, keegi teab aatompommist midagi, on kuulnud, neutrone või mille nad seal ära eraldavad, mingi pisikese osa pisikesest eraldavad ära ja mõtle, milline vägi selles on tegelikult. See näitab seda, et Jumala vägi on kogu selles universumis igal pool ja me teenime seda võimast Jumalat, on sinu Jumal. Ära unusta ära, kes on see Jumal, see on väeline Jumal. Ja mida rohkem sa õpid teda tundma, seda rohkem saad kogema tema väge oma elus. Ja see sama vägi on sinu sees olemas püha vaimu läbi, kes sulle on antud. Amen. Et mitte kunagi ära mõtle, et sa oled ilma väeta, ilma kellelt, Jumal ei jäta sind kunagi maha, Jumal ei hülga sind kunagi. Näiteks me alati kõik laulud, mis me laulame, me peame sõnad üle vaatama, mida me laulame, mida me ütleme. Amen. Ja mõni laulud on see, et oled sa kuulnud see laulu Kumbaya, my lord, Kumbaya, see teed Kumbaya, my lord on tulnud, see on see, tule siit läbi, issand on siin, ta ei ole kuhugi läinud, tal pole vaja läbi tulla, ta ei jäta ja hülga meid kunagi, järelikult see on väga ebapiibelik laul. Aga teinekord me peame mõistma, mis on meloodia, kas on hingeline meloodia või on see vaimne meloodia. Sest et iga laulu sõnad, mis ei lähe kokku Jumala sõnaga, aga tekitavad meis emotsioone, siis me peame valvama, kas see oli nüüd hingeline või oli see vaimne. Ja ainukene, kes suudab hingele vaimul vahet teha, on Jumala sõna. Selle järgi me vaatamegi. Amen. Halleluja. Et iga asi, mis me teeme, me hindame Jumala sõna läbi. Halleluja. Kiitus Jumal. Enne kui me vaatame mõningad kirja kohta Jumala sõnast, on kellelgi midagi jagada, on kellelgi midagi südames. Ei tea ikka. Jaga. Jah, jaga. See tuli just sellest. See oli mul natuke enne, et teatud teema, üks teema on. Aga kui me laulsime siin, ma mõtlesin, kas me tegelikult tunnistame ka seda, mis vägi on Jeesuse verel. Miks me saame minna Jumala trooni ette julgusega? Kas me austame Jeesuse nime ja Jeesuse verd nii palju, kas me mõistame tegelikult seda, mida ta on andnud selleks, et me saaksime minna tema trooni ette? Ta on andnud kõik. Ja siis me laulame siin see ülistus, et sõnu täpselt ei mäleta, mis see oli, aga see, et ma teenin, et mu elu teenib sind. Ma olen nõus läbi tule ja veenima, Jeesus. Sa oled mu elu isand. Ma teenin sind. Vaatame. Okei, vaata. Kas me tegelikult ka teenime. Amen. Sest see ohver, mille Jeesus tõi, ma alustan sellest, ma räägin eriti pikalt. Aga Johannese 3.16 ütleb, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on maailma sündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, et tema oleks igavene elu. Ta ütleb, et Jumal andis oma poja, sest ta armastas neid. Ma lähen Filippi kirja, aga ma alustan natukene, ma teen ühe põgusa peatuse Filippi 2 ja hakkan 4. salm. Teine salm, siis tehke mu rõõm täieliseks sellega, et te mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised, ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. See on seda, mida Jeesus tegi. Ta ei vaadanud seda, mis on tulus temale. Temal oleks tulus olnud jääda taevasse oma isa juurde. Aga mida ta tegi? Ta tuli siia meie pärast, et meil oleks võimalus minna tema trooni ette. Niimoodi. Saada abi, saada päästet, saada lunastust. Ja ta ütleb, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel,
kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saavist olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena ja, siin ei ole ja, ta alandas iseennast. See on kõnekas, ta alandas iseennast. Johannese 3:16 ütles, Jumal andis oma poja. Jeesus ei teinud mitte midagi vastu oma tahtmist. Ta tegi oma isa tahte enda tahteks. Ütles, ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isa auks ja see on meile näide sellest, missugune meel oli Kristusel, alandlik meel, sõnakuulelik meel. Amen. Ja selline peaks olema meil üksteise vastu. Amen. Et me ei teeks ainult seda, mis on kasulik meile, vaid ka see, mis on kasulik teistele, alandlikud. Amen. Ja kolmas peatükk, mis tegelikult oli see, mis kõnetas, on see kolmas salm. Sest ümber lõigatud need oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest. Me teenime Jumalat vaimus, see tähendab, meil on osalus tema, see tähendab, et kogu südamest ja kogu oma sisemise olemusega me teenime Jumalat, sest variserid tegid seda kõike ainult mulje pärast, näilisuse pärast. Nad palvetasid ja teenisid nii-öelda Jumalat. Aga nüüd öeldakse meile, me teenime vaimus, me teenime tões Jumalat läbi Kristuse. Kogu oma südame ja kogu selle olemusega, mitte ainult väliselt, vaid ka seismiselt, see peaks olema meie hoiak, meie taht teenida Jumalat, sest sellepärast, mida tema meie heaks on teinud. Ja me kiitleme Jeesusest, Kristusest Jeesusest ega looda liha peale. Me paneme maha selle, mis me tegelikult, mis on ka see, mis on, Paulus ütleb, mis on tema anded, mis on tema, mida tema suudab liha poolest, ta jätab selle kõik, sest ta ütleb 7. salm, aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. See on sama, mida Kristus tegi, ta jättis maha selle, mis oli kasuks temale ja arvas ja tuli maa peale meie hüvanguks. Paulus võttis Kristus endale eeskujuks. Kõik selle, kes tema oli liha poolest, ta jättis selle selja taha, mille pärast, et teenida Kristust. Sest tema jaoks oli Kristus A ja O, kellest ta kiitles. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Jeesuse Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust. Ta tahtis Kristust, see oli tema fookus, tema eesmärk, saada teadmisi, saada tunnetust Kristusest. Ja kuulamist ütleb, jääb 9. salm, et mind leitaks tema seest. Et mind leitaks tema seest. See peaks olema meie eesmärk, et meid leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust ehk tegudest. Vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Ja ta ütleb midagi huvitavat, ma vaatan, kas ma võtan ühe teise tõlke, siin oli, ma vaatasin erinevaid tõlkeid, näiteks 13 salm. Ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ta ütleb, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ega pürin. Kujutan ette, et tal oli teadmisi, ta oli vaimselt tugev. Ja ta ütleb, ma pürin sinna poole. Mis see tähendab pürgima? See ei ole lihtsalt lunkima, kui mul on, nagu see tee oleks kerge. Ma pürin sinna. Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõtelgem sama. Ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle, ometi kuhu oleme jõudnud, sealt käigem sama teed. Ma loen NLT tõlkes 15 salm. Kõik, kes on
vaimselt küpsed, ta kirjutab küpsetele, vaimselt täiskasvanutele. Kõik, kes on vaimselt küpsed, olgu nendes asjades ühel meelel. Kui te mõnes küsimuses eriarvamusel olete, usun, et Jumal teeb selle teile selgeks. Aga meie peame kinni pidama edusammudest, mida oleme juba teinud. Kallid vennad ja õed, tehke oma elu minu eeskuju järgi või seadke oma elu minu eeskuju järgi, õppige neid, kes järgivad meie eeskuju. Ehk ta tegelikult ütleb, mis mind nagu hämmastas selle juures. Ta ütleb, ma unustan ära, mis on taga ja ma pürin ettepoole. Ehk mingi eesmärk on seatud. Kutsumine on olemas. Ta ei ütle, et kui ta on vaimselt küps, siis on siin samas. Mul on kerge, ma võtan selle naksti ja elu on lill ja elu on ilus. Ta ütleb, ma pürin seatud eesmärgi poole. Ja ta ütleb, need, kes on vaimselt täiskasvanud ja küpsed, hoidke sama meelsust. Kas ei ole mitte hämmastav, miks öelda vaimselt küpsetele, hoidke sama meelsust? Hoidke kinni sellest võidupärjast, sest järelikult on võimalus isegi vaimselt küpsetel inimestel ära libiseda. Sest ta ütleb siin 17 sajand, järgige minu eeskuju, vennad, ja vaadelge neid. Meil on vaja kedagi vaadelda, aga keda me vaatleme ja seda ma täna lugesin. See oli üks oluline asi, midagi minu sees hakkas keerama, keda me vaatleme, keda me kuulame. Vaadelge neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Ehk me võime vaadelda ka kedagi teist ja kuhu me elus välja jõuame. Tema, Paulus, oli võtnud Kristuse endale eeskujuks. Ta jättis kõik maha Kristuse pärast. Tal oli siht silmes, ütles, et teie hoidke samamoodi sihti silmes. Kuulake ja vaadake neid, kellel on samamoodi siht silme ees, kes hoiavad kõvasti kinni sellest kutsumisest, Kristuse kutsest ja teevad kõik selleks, et pürgida selle poole, selle taevase võiduhinna poole. Sest ta ütleb edasi, sest palju. Ja ma ei usu, et ta räägib siin paganates selle pärast, et ta ei too uskmatuid inimesi kristlastele eeskujuks. Kindlasti mitte. Sest ta ütleb, kuule, mis ta nüüd ütleb, 18 sai, sest paljud, ta ei ütle vähe, ta ei ütle mõned, ta ütleb paljud, kelledest ma teile olen sagedasti ütelnud. Ta oli toonud eeskujuks, ta oli rääkinud inimestest nendele. Ta ütleb, sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti ütelnud ja nüüd ütlen ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. See on oluline, keda me kuulame, keda me vaatame, kelle elu me eeskujuks võtame. Amen. Me vaatame vilju, mis vilju inimene kannab. Amen. Ma vaatan või kuulan, ta jutlustab ka siis. Ta ütles, et paljud neist elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus. See on karm. Amen. Nende Jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis. Üks tõlge ütleb, nendel on nende Jumal, on nende isud, nende himud, nende meelelisus ehk hingelisus, mitte vaimsus, sest nad on midagi unustanud. Amen. Mida nad on unustanud? Ta ütleb järgnevalt, nad taotlevad maapealseid asju. Nad taotlevad ainult seda elu, mis siin maa peal nende ümber on. Seda eluviisi, neid standardeid, üks tõlge ütleb. Nad taotlevad neid. See on nende fookus. See on elu, mis meil siin on. Minu igapäevane elu, minu maine elu, minu tavaline elu. Ta enam nende standardite järgi, mis ta ütleb. Nende ots on hukatus, ta räägib väga karmilt. Amen. Sest nad on teinud sellest oma Jumala. Mis on see, kui me teeme Jumala, kõik, mis on Jumalast eespool, ebajumal. Kõik, mida me teenime rohkem, kõigele, millele me rohkem aega paneme, kui Jumalal on ebajumal. Amen. Sest meie, ja nüüd ta põhjendab, miks see nii olla ei tohiks,
sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame istandat Jeesust Kristust kui õnnist tegijat, kes meie alanduse ihu muudab oma ära seletatud ihu sarnaseks vägemööda, millega ta võib ka kõik teha valamaks. Ta ütleb, see on see fookus. Taevas, mida me ootame oma päästet seal. Me ootame Jeesuse tagasi tulekut, see, et meil on vaimne reaalsus on see, mis meil peaks olema fookuses, sest me oleme taevased kodanikud tegelikult. Amen. Ja ta ütleb, et nende ots on hukatus, kes seavad selle fookuse siia. Amen. Ja ta kirjutab need, kes on vaimselt küpsed. Amen. Hoidke. Halleluuja. See näitab seda, et ka Piibel räägib meile väga palju, väga õige, et valvake. Ja ta räägib meile valvamisest. Ja kunagi ma käisin, ma saan absoluutselt sellest kirja kohta, ma olen käinud juhtide konverentsidel päris palju. Ja Jumal ütleb, et mulle ei meeldi need. Miks? Täpselt see on sama põhjus tihtipeale. Need, kes on saanud vaimseks küpseks, tihtipeale üks joon, mis jookseb nendest läbi, on uhkus. Kui küps ma olen, kui palju mina tean, kui püha mina olen. Ja see on üks asi, miks mulle meeldib ennale, kui me räägime nendest, ütleme, usukanglast, kellest, keda mina olen järginud, mulle meeldib siiamaani Kennedy Hagin. Mulle ta meeldib, sest ma ei ole alandlikumat Jumala sulast veel kohanud tegelikult, kui tema oli. Ja nii palju, kui temast ka räägitud on täpselt see, mida me nägime teda elamas. Ja me teame, kus ta alustas ja me teame, kus ta lõpetas. Ja me teame, kus ta on jooksnud oma võidujooksu. Tänapäeval, kui ma olen käinud nendel konverentsidel, ma olen päris mitmel käinud ja mida ma kogen. Tihtipeale täpselt seesama, mina tean nii palju. Kõik räägivad, mul on selline ilmutus, mina olen nii suur, ma olen nii püha. Ja üks asi, mida ma panen tähele, keegi ei kuula. Vaid kõik tahavad rääkida. Ja siis nad teine asi on see on valeõpetus, see on valeõpetus. Ja ma ei ütle, et nad ei pruugi olla, kas on nüüd valeõpetus, kui inimene ei usu midagi Piiblist, tal ei ole võib-olla ilmutust sellest veel Piiblist tulnud. Aga kui tähtis on seesama ja ta hoiatab neid ja ka Keith Moore rääkis, kui tema alustas teenistust, täpselt sama, mul mõtlen selle peale, et ta nägi suuri Jumala mehi komistamas, kukkumas, kes rääkisid 100 000 ja ometi nad kukkusid ja ongi suurim asi, mis tuleb, uhkus tuleb sisse ja nad muutuvad õpetamatuteks, sest nad jõuavad staadiumisse, et ma olen juba jõudnud nii kaugele, et sina küll mulle midagi öelda ei saa. Me teame küll, et kui me räägime sellest protsessist, asjadest, teatud hierarhia on paigas. Aga ütles, et mis ta ütles, Jumal ütles talle, et ma saatsin oma mehi sulaseid, kes oli samal tasemel ja nad ei kuulanud mitte kedagi. Ja kui me muutume õpetamatuteks, see on see koht, kus me paneme ennast ohtu languse jaoks. Ja see on täpselt see sama. Ja teine asi, mis on, ütleme, kas Jumal tahab, et me oleme jõukad? Absoluutselt tahab seda. Aga tead, mis on kõige kurvem? Kristlikkonna fookus on suuremalt sellel ajal. Me kuuleme, kui palju ma kuulan tunnistusi sellest, kuidas Jumal õnnistas mind raha. See on hea, imeline. Aga ma tahaks kuulata tunnist, kus Jumal ütles, et ta andis mulle selle ilmutus, ta andis mulle selle. Ma lugesin Jumala sõnast, ma muutusin, ma käisin armastuses, ma kasvasin pikas meeles, ma kasvasin lahkuses. Miks? Sest teile maailma mõttelaad on kõik raha ja finantsid. See on vajalik, ma ei ütle, et see ei ole, aga meie fookus peaks olema, nagu ma ütlesin, kui ma kunagi tõin välja selle otsige esiti Jumala riiki, tema õigust ja kõiki muud antakse selle peale kauba. Tihtipeale me kodeerime neid kirjakohti selle baasil, me tahame seda kõike peale kauba saada. Aga meie fookus peaks olema, ma otsin esimese Jumala riiki. Ja ma olen väga nõus nende lauludega, see laul on, me laulame siin, Jeesus, sinu jaoks kõik. Ma müün maha kõik. Ma järgin sind läbi tule, järgin sind läbi tormi. Ja me peame valvama, me ei ole sellised, nagu Kenneth Hagin ütles väga hästi, et kui noormees läheb tüdruku juurde, teine kord ütles, et kirjutas kirja, armastas kirja, kirjutas siis tüdrukule, ütles, et sinu pärast ma tuleksin üle tormiste merede, üle suurte mägede. Ei ole mida su jaoks ei tee
ja lõpus oli PS, kui laupäeval vihma ei saja, siis näeme. Ja tihtipeale me teeme Jumalaga samamoodi. Et Jumal, sinu jaoks kõik, me anname lubadused ära ja nagu väike raskus tuleb, raske midagi tuleb, Jumal, elu. Et ongi see koht, kus on vaja tegelikult läbi minna, et Jumal, sinu jaoks. Ma pühendan ennast. Jumal, sinu jaoks. Ja nagu me enne rääkisime ka, on see täpselt see sama. On see, et tihtipeale ma kuulen ärkamine, see ärkamine too. Ja ärkamised on head asjad, aga ärkamine saab alus meie seest, meie igatsus nälg. Ja kui meie sees on tuli olemas, see põnevus olemas, siis see on see, et väike tuli süütab suure metsa. Kui kõik ootavad seda tuld ja keegi ei pane seda tikku põlema, keegi ei tee seda lõket, siis me jäämegi ootama. See ongi see, et mõni mõtleb, et suured numbrid ei ole. Ühe inimese, mis ta ütles? Ühe inimese südamest tulev, mis asi? Palve teeb mida? Suure väe kätte saadavaks. Eel oli samasugune nõder inimene kui meie. Ta palus kangesti ja 3,5 aastat vihma, ta palus jälle vihma ja taasandi selle vihma. See ongi seesama, see igatus, see nälge janu Jumala asjade järele. Et me tahame näha Jumala asju. Ja see ongi see, et täpselt see on see nii palju ma kogen. Ma olen käinud, ma olen rääkinud inimestega, kui palju ma kuulen ja selle asemel, et kuulata või midagi, kogu aeg on keegi on suurem, ma olen parem. See on see, et võistlus käib kogu aeg, kes palvetab rohkem keeles. Kõik on selline nagu kristlik maailma võistlus on see. Me ei ole võistlemas üksteisega. Me oleme kasvamas koos Jumalaga, me tahame näha maailma päästetud saamas. Me ei võistle, kogudused ei võistle oma vahel, tihtipeale kuule, see kogudus, kolmas, kogudus, neljas. Kiitus Jumalale, las nad teevad ja paneme selle tule enda südamesse, et ka meie kogudus võiks olla. Seni, kui me hoiame pilgu kogudustel, me ei hoia pilku Jumalale. Meil on vaja pilk Jumalale panna. Amen. Et Jumal saaks teha midagi. Tihtipeale see ongi see, et ma ei ütle, et me ütleme konvertid asjad ei käia, aga see tuli on vaja tuua tagasi, saad aru, see on see. Mitte jätta sinna kuhugi, küll seal oli tore koos, meil on vaja seda kõike. Aga see tuleb see innukus, see nälg ja janu Jumala asjade järele. Amen. Ja absoluutselt ka järgida. Jälgida, keda me kuulame, keda me jälgime. Mina ei kuula igat ühte ja mul on vaja näiteks üks asi on see, kui keegi kuskil midagi räägib ilusti, on vahva, aga näiteks Kenneth Hagenit ma räägin. Ma tean ka tema elu viljasid, tema sõnu. Ma tean, et ta ei olnud kunagi kellegi vastu. Ta ei rääkinud mitte kunagi kellegist halvasti. Mina olen väga ettevaatlik inimesega läbi, kes räägivad teistest halvasti. Ja eriti, kes räägib oma õest ja vennast, kristlastest halvasti, sest ta räägib halvasti Jumala lastest. Isegi kui nad on valesti teinud, meil ei ole õigus rääkida neist halvasti. See näitab südame hoiakuid. See ütleb seda, et mina olen parem kui sina. Vaata, mina olen patuta. Vaata. Ja seal on tegelikult suur patt mängus. Mis seal on? See on uhkus. Amen. Ja see on üks asi, mis minu puhul te teate, et ma ei taha kuulata kellegi halba rääkida, me ei räägi kedagi taga. Ja kui midagi on, me võtame kätte ja palvetame nende eest. Amen. See, kes ütles, et me teeme kõik õigesti. Meil on kasvamist, päris palju kasvamist on veel. Amen. Ja arenemist koos Jumalaga. Ja pühendame oma aja sellele, et me kasvaksime. Amen. See ongi see tihtipeale, me vaatame, mida keegi teeb, vaatame peeksed, et Jumal, anna mulle kasvu. Jumal, anna mulle areneda koos sinuga, et ma võiksin olla valguseks maailmale. Amen. Halleluja. Ja me Jumal on ustav Jumal. Ja ma tahtsin vaadata palju täna, see on juba nii head sõna olnud, et igasugust, aga jälle see tuleb avatud südametest. See tuleb jälle see igatus, nagu Paulusel oli. Kujutate, mõelda vaid. Võtame Jeesus. Täpselt see nagu just Harmo Sõda jagas, et Jeesus tegi ainult seda, mida ta nägi isa tegevat ja rääkivat. Ja ta võttis isa eeskujuks. Isa ütles, ma tahan, et sa läheksid Jeesust, ma lähen. Mida iganes isa ütles, Jeesus tegi. Paulus ütles, mina võtan eeskujuks Kristuse kõiges. Kui mõelda vaid, millised tegelikult oli väga haritud, väga kõrgelt hinnatud inimene füüsiliselt, ütleb, et
ma olen see, ma olen see, ma olen see, ma olen sündinud, mul on privileegid selles maailmas kõik olemas. Ja ütleb, ometi ma jätan kõik maha, et saada kasuks Kristust. Ja nüüd ta ütleb, järgige mind, nagu mina jätan. Järelikult tema südames oli midagi. Tal oli arusaamine millegist. Tal oli teatud väärtustest arusaamine. Sest Piibel ütleb, et ärge otsige seda, mis on kaduv. Mis on kaduv? Kõik see maailm. Varem hiljem kaob. Otsige seda, mis on kadumatu. Kristus on kadumatu. Ja see ongi see, kui meie fookus läheb Jumala asjadele. On see, kus kogu elu hakkab minema paika. Mõni tuleb, kas see on lihtne? Ei ole. Teine kord. Mitte selle kord, mõni lihtne, vaid see on see, kus ma ütlen, kui me tahame seda teha ja me tahame Kristuse moodi olla ja muutuda, on see lihtne. See ei tähenda, et meil ei ole takitusi, rünnakuid, meil on vaja teha sellega tööd oma mõistusega. Meil on mõistusega, me peame õppima käima armastus, me peame õppima käima need viljad käima ja üks tähtis asi, meie eesmärk peaks olema, et see on, vaata see ongi see, et ma tahan saada kasuks Kristust, ütles Paulus. Meil peaks olema see sama, aga mis on see, et vaata üks Filiplastel on palve teises peatükis. Keegi teab seda palvet, mis seal on. Väga huvitav palve. Nüüd uustõlge ja vanatõlge on grammikene erinevad. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem kasvaks selgest tunnetamisest kõigest tajumisest. Esimese ta ütleb, ma palvetan mida? Et teie armastus veel rohkem kasvaks kõigest tunnetamises ja tajumises. Oli tajumises või? Tajumises, jah. Et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi. Paulus tahab, et me teeksime kindlaks mille. Esiteks me käiksime armastuses ja mis on peaasi. Ja kõige esimene asi ongi armastuses käimine. Ja armastus ei räägi kunagi kellegist halba. On ju nii? Ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks. Uustõlge ütleb päevani, ma ei ole veel kontrolli, mis originaal kreeka keel ütleb, kas on päevaks või päevani. See on see päevaks on siis, et me loodame selleks päevaks puhtaks saada, aga päevani on see, et me elame iga päev seda puhast elu ja mulle meeldib päevani. Ma pean vaatama, mis see kreeka keeles ütleb, aga ma usun, et see päevani on õige. Et iga päev. Ükskord vaatasime vist jah, et see päevani oleksime õiged ja vaata, mis ta ütleb edasi. Täis, mida? Me oleksime täis midagi. Õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Me eesmärk kõigi peaks olema kanda vilja. Ja see vilja me kanname kelle läbi? Jeesuse läbi, järgi ka Jeesus peab olema eeskuju meile, et me hakkasime vilja kandma. Aga see Johannes evangeeliumist ütle, et mina olen puu, teie olete oksad. Ja oksad peaksid kandma mida? Vilja. Ja see vili tuleb Jeesuse läbi, aga see tuleb austuseks Jumalale. Järelikult meil kõikide eesmärk peaks olema, ma tahan kanda mida? Vilja. Ma tahan austada keda? Jumalat. Sest need viljad, mida mina kannan, annavad austust kellele? Jumalale. Amen. Järelikult meil kõigil on vaja kanda vilja. Ja me teame, mis on vaimuviljad. Mis on vaimuviljad? Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, hea tahtlikkus, ustavus, kasinus. Nende vastu ei ole käsku. Amen. Ja me teame ka seda, ja tea, et Jehovas Jumal on Jumal. Ta on milline Jumal? Ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldut osutab 1000 põlvest saadik sellele, kes neid armastavad, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Amen. Ja meil on olemas uus leping ja on olemas vana leping. Uus leping on rajatud parematele tõotustele. Üks lepingu osa on see,
et Jumala vaim on tulnud elama meie sisse. Ta ütles, et ma teen teiega uue lepingu. Ja see leping on see, et ma võtan neilt ära kivise südame ja panen nende sisse lihase südame. Püha vaim tuleb see ja Jumal on ustav, kes lepingut peab. Amen. Ja meil on uus leping ja see leping on Kristus Jeesus. Amen. Ja kõik, kes usuvad temasse, saavad päästetud. Amen. Aga ma tahaksin tuua välja selle sõna ustav, kui ustav on meie Jumal. Ja me teame, et ustav ja ustav ja ustav, mis see ustav on? Mulle meeldib see sama sõna, ma leian ülesse. Ja kreeka, see on heebra keeles, see sõna on, ma pean üles otsima, mis ta täpselt tähendab, aga selle tähendus on päris suur, ma üritan selle eesti keeldesse tuua, siis vaatan, kas ta ütleb ka niimoodi siin. Toetama, kinnitama, ustav olema. Toetama, kinnitama, ustav olema, ülal pidama, toitma. See ütleb, et ma pean lepingut. Minu leping on kindel. See on jah ja amen. See tähendab ka, siis on lapsehoidja, uks, tugi, sammas, toetaja. Siin ütleb küll kasuisa, kasuema. Ta on nagu, me teame, et ta ei ole meie kasuisa, ta on meie päris isa. Amen. Rajatud olema, ustav olema, kantud olema, kindlaks tegema, lapsehoidja poolt kantav olema, kindlaks teinud, kindel, kestev, kinnitatud, loodud, kindel, kontrollitud, kinnitatud, usaldusväärne, ustav, kindlalt seisma, usaldama, kindel olema, uskuma. Amen. Õigesti üles ehitama või toetama, lapsevanem või lapsehoidja kasvatama, piltlikult öeldes tegema või olema kindel või ustav, usaldama või uskuma, olema püsiv, moraalselt tõene või kindel olema. Ja siin on üles kasvatama, kinnitama. Vaatan, inglise keeles üks sõna ei ole normaalne. Ja kinnitama. No ei, ja inglise keeles establish on kinnitama, üles tõstma. Ja. Ustavus jälle. See on see sõna, mida see sõna ustav tähendab. See on kõik, ta ümbritseb meid oma ustavusega. See tähendab seda, et ta hoolitseb selle eest. Ja tema on Jumal. Aga ta on ustav neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me ei ole käsuvabad Uues Testamendis. Tead, meil on käsk Uues Testamendis. Ja see käsk on milline, keegi teab? Armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, hingest ja ihust, kõigega, mis meil on, peame armasta Jumalat. Ja teine on samasugune, milline? Armasta oma ligimest nagu iseennast. Amen, need on käsud. Amen. Ja mis on kõige hämmastav selle juures, armastuse käsk on suurim käsk, aga armastuse ütleb ka, Jumal ütleb ka, et aga ma oma armastuse annan sulle. Sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi. Amen. Ja see ongi see koht. Ütleme, just see käimine, armastus on see, mis hoiab meid alandlikena. Ja see ongi see, mis mulle nii meeldib, mis on tihtipeale, me peame valvama, kui tihti on see, kus inimesed panevad oma ukse lukku, sest mina tean paremini kui kõik teised. Ja eriti, mida tihtipeale me näeme nende küpsete kristlaste juures või kes arvavad, et on küpsed, mina olen targem kui kõik. Mina olen parem kui kõik. Ja ma ütlen ausalt, et kui ma käisin juhtivkoosolek ja tihtipeale, mis seal toimub, on see, sa näed, need kõnnivad mööda, palvetavad teistest keeltest. Kogu aeg on, ja Jumal ütleb, et mulle ei meeldi see. Mis mõttes, kas siis või teist keelt? Kus on su süda? See on täpselt see, et ütleb, et see on see, mida variserid tegid. Nad näitasid kõigile pealt näha, kui vaimsed me oleme, kui palju me sõna teame, kui palju me seda oleme, aga need südamed olid täis uhkust, kangust, mida iganes.
aga meie peame valvama, et kui me midagi teeme, me teeme seda kõike puhtast südamest. Amen. Ja kõige kurvem on selle juures see, kui palju ma olen näinud juhtide hulgas seda hoiakut, mina olen parem kui see, ma olen parem kui see. Paulus hoiatab, me peame alistuma. See ongi see, et miks mulle meeldib Kenneth Hagin. Kui ta on olnud olukord situatsioonides, mitte kunagi, ma olen kokku puutunud isiklikult Pat Harrisoniga. Kui keegi tea, kes on Pat Harrison? Ei tea. Tema on Kenneth Hagini tütar. Ja ma isiklikult oma silmaga Kenneth Hagini näinud, nagu ma ei rääkinud, aga tema tüttega ma rääkisin. Ja teate, kõik, mis ma olin Kenneth Haginist kuulnud, see kõik peegeldas tema tütre läbi välja. Ja see oli hämmastav, ta oli ma ei tea, ta veel vist elab, aga ta on juba 60-tes, 70-ndates, kui ta käis Iirimaal 15 aastat tagasi, siis ta oli juba vanem. Ja tead, kui sa lähed taga rääkima, tihtipeale on see, et kõik tahavad rääkida, ja ta lihtsalt istub ja kuulab sind. Ja ta ei ürita sulle tõestada mitte midagi. Mitte midagi. Ta lihtsalt on seal, sa koged seda puhast siirast, seda armastust, mis temast välja voolab. Ja see oli niisugune nagu, sa lähed inimese juurde aukartuses. Ma ei oska sulle kirjeldada, aga tõesti see õhkas temast välja, nagu räägiti, õhkas see armas, ja sa istud ja kuulad, et ütle mulle midagi. Ütle mulle midagi, ma tahan kuulda seda tarkust, mis sul on. Ja hämmastav oli see, ja ta rääkis, kui keegi hakkas rääkima kuskil, ta ei vait. Mitte kunagi ta ei saganud kellegile vahel, mitte midagi, ta ei üritanud tõestada kuidagi. Ma ei oska seda isegi kirjeldada. Ja see, mis temast välja voolas, oli see, täpselt see, mida räägiti Kenneth Haginist, temast voolas välja. Ja kui siis ta oli, ta tegi Siiri kogus, ta rääkis, see oli hämmastav, mis temast välja voolas. See oli siis see armastus. Ükskõik, mida ta räägib, see oli läbi armastuse temast välja. Sellest, et ma tõesti hoolin ja armastan teid, ma tahan teile parimat. Ma räägin teile Jumala sõna, sest Jumal hoolib ja armastab sind. Ja see, kuhu me peaksime kõik pürgima, kuhu me peaksime jõudma. Ja see on see sama, mida Paulus räägib. See on vajaka tegelikult. Ja see ongi see, mida rohkem õpime Jumalat tundma, mida rohkem käi Kristus ees, kui Kristus ei tõestanud ennast kellegile, ta lihtsalt oli see, kes ta oli. Ja see on see, et Jumal on ustav. Me peame seisma, et Jumala sõna on ustav. See, mis ta on lubanud ja tõotanud sulle ja mulle, see püsib ustav. Me ei pea tõestama kellegile mitte midagi. Me ei pea tõestama Jumala. Me peame olema põnevil oma Jumalast. Me peame olema valguseks oma Jumalast. Kui keegi küsib, kuule, ma lugesin Piiblist seda, mitte see, et kui sa see tegid, tead, kus see oli, mulle ei meeldi see inimene, mulle ei meeldi, kuidas ta lõhnab, vaid kuule, vaata, Piibel ütleb seda. Piibel ütleb, kõik tuleb kasuks nendele, kes usuvad Jumalasse. Kui palju tuleb kasuks? Kõik. Järelikult meie head ajad, meie halvad ajad, meie siis võidukad ajad, meie läbikukkumisajad, kõik tuleb kasuks meile, kes me armastame Kristust Jeesust. Jumal suudab kõik meie kasuks keerata. Jumal ei keera kunagi midagi meie vastu, või ta keerab kõik alati meie kasuks. See on tema eesmärk, üles ehitada. Inimesed on need, kes tahavad võistelda ja olla parem ja mul on suurem ilmutus ja lajatada selle asemel, et armastus ehitab. Armastus katab kinni, armastus hoolib, armastus tahab parimat. See on see, mida Jumal tahab. Ja see peaks olema meie süda täpselt samamoodi, et Jumal, ma tahan, sa oled ustav, sinu sõna on ustav. Sina paned iga inimese seisma. Ma soovin, et iga üksik Jumala laps saaks seisma võimsalt tema sõna peal. Kasvaks selles. Ja tõesti me säraksime nagu taevatähed selles pimedas maailmas. See on minu südame igatsus. See on Jumala südame igatsus. Ja tihtipeale me kuuleme, kristlased tulevad kokku. Ma olen olnud seltskondades, ma olen ära läinud neid seltskond, ma ei taha. Ja mida rohkem aeg edasi läheb, seda vähem ma kahjuks olen leidnud seltskondi, kus aega veeta.
Sest pidevalt me kuuleme, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see tegi seda, too tegi toda, 3. ütles seda, 4. seisis parema jala peal, 5. seisis vasaku jala peal. Mida Jumal räägib meile? See on see üles-ehita, nagu Paulus ütles ka, kui kokku tulete. Paulus, vaata, see oli see eesmärk, ta teadis, et inimesed kokku tihtipeale. Ta ütleb ühes kohas, väldi, on ju. Väldi teatud asju. Parem tulge kokku ja palvetage. See on palju parem. Ja ta ütleb, kui see ei ole üles-ehitav, kui see ei ole julgustav, see ei ole, need sõnumid, asjad ei ole sellised, siis see on kasutu ja tõhutu tegelikult. Sest Kristus käis ja õpetas. Ja ta ütles, et kui keegi nüüd teeb nende sõnade järgi, mis mina ütlesin, see on mõistlik inimene. Sest sa oled rajanud oma elu kuhu? Kalju peale. Kas me rajame inimesi kaljudele või me rajame neid liivale? Mis aluseid me paneme inimeste elus või enda ellu? On see aru, see mõistetav? See loeb seltskonnad. Ka Piibel ütleb, meil on vanasõna, ütle mulle, kellega sa läbi käid ja kes on sõbrad ja ma luban sulle selline sa oled ja nii sa mõtled ja nii sa käitud. Piibel ütleb, halb seltskond rikub ära head kombed. Ja tihtipeale me mõtleme see, et ma ei meeda aega maailmaga, ma olen õdede-vendadega. Kas see on väga tähtis? See, et keegi kutsub ennast õeks ja ennast on päästud, ei tähenda veel, et ta räägib häid sõnumeid ja häid sõnasid. Ja isegi me peame valmama juhtide puhul. See, et keegi on juht, mida ta välja räägib. Mida ta ütleb. Siin oli väga, siin mäletate, koroona aega oli. Mäletate, isegi juhtide puhul. Seal oli ühest äärmusest teise äärmusesse. Ühed ütles, sa ei või seda teha, kui sa seda teha, sa lähed põrgu. Ühed ütles, sa pead vaktsiini tegema, kui sa ei tee, sa lähed põrgu. Reaalselt kuulsin juhti puhul. Mina mõtlesin ise, et Jumal, et mul ei ole ühtegi, mäletad, ma ütlesin, mul ei ole ühtegi juhtnööri. Igaüks peab võtma kätte palvetama, Jumala käest küsima. Jumal, kas ma teen vaktsiini või ei tee vaktsiini? Mis on sinu plaan, mis on sinu eesmärk? See on see. Ja paljud ütlesid, kes tegid vaktsiini, buu, sa oled buu, siiamaani räägid buu. Ja teine kord on mõned, kes ei teinud, sa ei teinudki, mis vahet sellel on? See tõestas ainult ühte, et kurat tõi ühe haiguse maailma ja suutis saada kogudusi lõhki, kristlasi tülli ja kõik, mis vahet selle haigus, mille vastu meil on olemas sõna, Jumala sõna. Me oleks peanud tulema kokku palvetama, et Jumal, me täname, see on lihtsalt üks koroonahaigus, see on üks nimi jälle. Meil on Jeesus, mis üle kõige nime. Ja kui mõni tegi vaktsiini, halleluuja, mõni teinud, halleluuja. Vahet sellel on. Ja siiamaani ma kuulen kristlaste suust, siiamaani ma veel kuulen mõningate juhtide suust, kui halb ja pahadel, vahet sellel on. See ei ehita kedagi üles, see ehitab see, et me oleme terved Jeesuse järved läbi. Mida Jumal on teinud? Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Me tuleme võidukalt välja. Amen. Armastus on alati toeks ülesehituseks. Hoolib. Tahab parimat. Amen. Ja sellepärast Jumal ütleb, ma olen ustav Jumal. Minu sõna on ustav. Igas kirjakoht siin on ustav. Mina ja minu sõna oleme üks. Ja sellepärast Paulus ütles, mina järgin nüüd Kristust. Järgige mind, mitte mind, aga nagu mina järgin Kristust. Ja see peaks olema kõige eesmärk. Ja see on see, mis paneb meid särama valges kui taevatähed selles pimedas maailmas. Amen. Me peame olema sellised, et kui inimesed vaatavad me peale, oleme teistsugused. See peab olema üks sära, see peab olema üks rõõm meis, see peab olema üks konkreetsus meis.
tule meiega pitu, ma ei saa tulla, miks? Sest minu Jumal ei luba. Tule hoopis minuga kogudusse, sa täis püha vaim, sa päästetud. Halleluuja, sest Jumal on hea Jumal, Jumal on ustav, Jumal on päästev Jumal. Ja me tuleme põnevusega, me tuleme rõõmuga, me tuleme valmisolekuga, sest me tahame näha Jumala vägevat kätt võimsalt töötamas. Amen. Halleluuja, Jumal, me tuleme su ette Jeesus, sa oled hea ja ustav püha Jumal. Sa oled õiglane, sa oled väeline. Isa, ma tänan, et ükski asi pole sinu käes võimatu. Vaid kõik asjad on võimalised. Isa, meil on nii palju tegelikult veel kasvada. Isa, maha panna oma isekus, oma jonn, oma mis iganes. Ja isa, sa aitad meil puhastuda. Ja isa, tõesti, nagu sinu poeg Jeesus ütles Johannese evangeeliumis, et meid tuntakse selle läbi ära, kuidas me hoolime üksteisest. Ja isa, me peaksime olema üles ehitavas positsioonis. Me isa tõesti, me valvaksime, mida me suust välja ütleme, räägime, kuidas me käitume. Me paneksime selga Kristuse. Heidaksime välja maha vana inimese. Ja liidetuksime uude inimese Kristusesse, kes on Kristuse armaseks loodud. Et see oleks meie südamete asi kasvada sinus, isa. Olla koos sinuga, käia koos sinuga, näha sinu väge ilmnemas. Isa, tõesti, ma tänan kogu südamest. Et sa teed võimast tööd meie südametes. Ja sa näed igatsusi, sa tunned igat südant. Ja isa, tõesti, me muutuksime väga karmideks ja konkreetseteks selles seltskondades, kus me oleme. Sest see kuri läheb kurjemaks, aga meie valgus peab minema säravaks. Ja ma tean, et see ei ole populaarne. Populaarne ei ole öelda, et me ei räägi halba kellegist, vaid me räägime head. Me palvetame. Me ei kisu kedagi maha, me ei halvusta kedagi, vaid me oleme äris. Isa, aita meil panna valvur meie suudele. Isa, ma tänan ja kiidan ja ülistan sind, austan sind. Ja isa, kõik tuleb kasuks neile, kes sind otsivad ja kes sind kardavad. Kõik. Sa pöörad kõik olukorrad ringi, situatsioonid, mis iganes on. Sina tead, sa oled ustav Jumal, sa oled hea Jumal. Sa oled ustav Jumal, kes lepingut peab ja ustav osutad põlvest põlve. Isa, me täname sinu imelise käest, headusest, heldusest meie eludes. Isa, tõesti, et me võiksime olema need eeskuju, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesus Kristus läbi sinu austuseks ja kiituseks. Isa, tõesti, et me ei vaataks maistele asjadele, vaataksime vaimsetele asjadele. Ja küll need maised kõik tulevad, sa oled lubanud seda üle ja ümber. Kui me sinu pärast maha jätame kõik, ütlesid sina, sa annad meile kõik. Isa, me täname sellest. Aga kõigepealt on meil vaja oma südamed saada õigesse jutti, õigesse joonte, isa. Sest see maailm läheb järjest kurjemaks, järjest julmemaks. Ja isa, me peame valvama see kuri julmus, uhkus, kangus ei tuleks meisse, vaid sinu sõna oleks meis. Sinu vägi tuleks välja meist. Ja isa, ma tänan sinu laste eest, iga koguduse eest. Isa, et nad võiksid olla õnnistatud, teha sinu riigi tööd, teha seda kõik. Ja armastuses võiksid kasvada, et me kõik pühad koos mõistaksime, mis on armastuse laius, pikkus, kõrgus, sügavus. Ja oleks täitud kõige sinu täiusega, Jumal. Tunneksime ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse ja mõistmise. Isa, ma tänan sind ja kiidan sind. Isa, ma tänan ja kiidan ja austan sind. Sa oled imeline Jumal, hea Jumal. Ilmuta meile oma sõna. Tarku sinutse vaimu, sinu tundmis. Mõistaks, mis on see lootus, millega sa meid kutsunud. Tugevaks see eespisine suules, mõistaksime, mis on peaasi. Ja isa, me täname, et sinu hea käsi on meie peal. Ükskõik, kuhu me läheme ja ette võtame, läheb meil korda, sest sina oled meiega. Kiitus ja austus sulle, Jumal. Auline ja väeline, püha Jumal. Me täname sinu ligiolu eest, isa, me täname sinu läheduse eest. Ja me täname püha vaimu eest, kes on õpetajad, rööst ja abimees. Me anname sulle kogu austuse, kogu kiituse, kogu ülistuse. Halleluuja, halleluuja. Tee Jumal oma südame asjaks. Tee ta. Amen.
aega on vähe, aega on nii vähe. Ja meie aeg saab nagunii varem või hiljem otsa siin maa peal. Kasutame seda aega targasti, kasutame seda aega õigesti. Ärme aja taga maiseid asju, või ajame taga vaimseid asju. Küll, et maised kõik tulevad. Kõik tulevad. Aga inimeste hinged on kõige tähtsamad. Ja inimesed vajavad näha, et kristlased hoolivad üksteisest. Ja kui keegi kuskil peaks rääkima halba õest vennak, eriti veel maailma inimesed, me peaksime peatama. Ütleme, mina ei taha kuulata. Minu kõrvad ei ole selle jaoks loodud. Ja kui vaja, ütleme, võtame kätte ja palvetame nende eest. Me peame omasid kaitsma. Amen.